Ja niimoodi tekibki meil täiesti loomulik immuunsus selle viiruse vastu. Mina olen Lili Milani, Tartu Ülikooli professor ja lapsevanem. Mõni küsib, miks ta peaks ennast vaktsineerima, kui ta võib lihtsalt viiruse läbi põdeda ja niimoodi tekitada loomulikku immuunsust viiruse vastu. Aga koroonaviirus on erakordselt vastik viirus, mis tekitab ulatuslikku kahju inimese erinevates kudedes, näiteks kopsus ja isegi ajus, niimoodi, et inimesed tunnevad, et nad on reaalselt lollimaks jäänud. mRNA vaktsiinide puhul on aga niimoodi, et süstitakse kohalikult lihasrakku ja mida sinna süstitakse, on puhtalt see mRNA, mis on nagu retsept ogavalgu tootmiseks. Ja ta püsib siin meie käelihases, sealt ümber käib läbi meie enda vereringe, toob kohale immuunrakud, kes siis hakkavad ära tundma selle ogavalgu, mis on viiruse pinnal, ja niimoodi tekibki meil täiesti loomulik immuunsus selle viiruse vastu. See ongi see põhjus, miks eelistada vaktsiini ja miks piirduda sellega, et seda süstitakse siia käelihasesse. Ei ole vaja käega vehkida või mingit erilisi liigutusi teha, et seda nüüd üle organismi laiali saata või midagi sellist. Et vaktsineerimine on kõige tõhusam ja ohutum viis tekitada immuunsust koroonaviiruse vastu.